Mis täna, Martti? Ma annan sulle paberipliatsi ja sina arvad ära, millised filmid teenisid eelmine aasta kõige rohkem? Rahi. Just. Räägime siinkohal siiski maailmafilmidest, eks ole? Jaa, me räägime maailmafilmidest. Ei tee nii midagi. Võiks teha, ma teen sulle järgmine kord või ükskord sellise mängu, et milline Eesti film on jäänud kõige suuremasse miinusesse. Teeme niimoodi. Mina soovin sult teada, mis nendest filmidest olid top 3-s. Kõik need filmid pärinevad top 20 hulgast. Ma annan sulle suvalises järjekorras need. Minul on vaja lihtsalt teada esimest, teist ja kolmandat kohta. Ülejäänud 3-st mindi kotti, kus nad on. Ma sulle lõpuks võin öelda, mitmendal kohal nad on. Aga siit nad tulevad siis. Oled valmis? Absoluutselt. Esimene film. Beauty and the Beast. Ma ei ole näinud seda filmi. Seal mängis väga ilus noor tütarlaps, kes mängis... Kas see Kaunitari kolektis? Just. See oli täpselt niimoodi. Mina olen ise seda näinud, minu jaoks oli natuke igav. Ta oli selline, kus sa tegid la. Ma võin öelda, et muusikalid olid väga populaarsed eelmine aasta üldsegi. See laula oli ka eelmine aasta, Sting või mis? Ja. No, nagu aga minul endale need kuidagi moodi südamesse läinud. Ilmselt see... Ei ole minagi suur muusikalist fänni midagi. Ei, muusikali ma nagu vaatama lähen teatrisse väga hea meelega. Aga mitte just nagu kinno seda vaatama. Martti, on lihtsamaid viise, kuidas oma vanematele teatada, et sulle meeldivad poisid, kui lihtsalt see, et annad kaudsed vihjeid muusikale vaatamast. Ei, lihtsalt. Ma naudin teatrikunsti, mis vormil see ka poleks. Kaunitari koletis, ma arvan, et see on selline lugu, mis võis jõuda küll top 3. Kas sa paned talle esimene, teine või 3. koht? Ma paneks talle teise koha. Spider-Man Homecoming, ehk siis Spider-Mani reboot. Mitmes juba. Mitmes, see on... Ma ei tea, Spider-Mani see on vist 3. kord, kui Spider-Mani rebootitaks minu arust või teine, ma ei tea, ma ei mäleta. Ma lõpetasin peale esimest vaatamist, teist osa. Aga igal juhul oma niisuguse nagu appearance'i või siis nagu seal niisugust top 20-st oli, top 20-st valinud välja 6 tükki ja tahad teada 3. No top 20-st oli, ma arvan, et see ei. Jäi välja, jäi 3-st välja. Okay. Kolmandana on siis Guardians of the Galaxy Vol 2. Ma olen näinud seda filmi, mulle väga meeldis see film ja ma arvan, et see film võis meeldida ka kogu maailmale ja ma arvan, et see on olemas seal topis olemas ja esimesel koha. Kuidas sina suutusid sellest, et esimeses osas sai muidu Groot surma? Väike spoiler erilt ka jällegi. See on nii vana film juba, et see, kes pole näinud, on oma vaiga pole ära vaadanud. Groot surma sai. Esimeses osas. See puu on ja. See oli... Aga Baby Groot oli väga nunnu. Jaa, täiega nunnu oli. Mulle väga meeldis. See oli nagu üks toredamaid karaktereid. Nii et Baby Groot võis tuua palju raha neile siis äkki. Kindlasti. Ma ei ole ise selline koomiksi filmide suur fänn, aga mul... Pruut on väga suur fänn ja ta on paar korda tirinud mind vaatama ja Martti ongi mind paar korda tirinud mind vaatama ja ma ei ole kunagi pidanud pettuma ja Thori filmid on mul alati meeldinud millegi pärast. Jällegi frantsiisist rääkides on Despicable Me 3 ehk siis Mina supervaras. Multikas, mis sa arvad, kas lapsed käisid palju kinos? Võtsid issid emmed, ütlesid, lähme kinno? Iga kord, kui ma lähen kinolehele, siis seal kõrval on top vaadatud. Puha, kui on mingisugune multikas väljas, siis see on alati top 5 sees. Ma panen Guardians of the Galaxy praegu teisele kohale, Kaunitari kolekti 3. ja Supervarga 1. Pirates of the Caribbean. Kariibi mere piraadid siis. See tuli ka veel meil eelmine aasta ja. Ma võin täiesti kindlalt öelda vist, et ma ei ole seda näinud. See tuleb Disney alt ka vist. Johnny Depp on nagu... Johnny Depp on ju, aga ma arvan, et Kariibi mere piraadid on kuidagi äkki ennast juba ära elanud niimoodi, et nemad nagu tabelisse ei saanud. Aga samas see on nii suur ja epiline film. Ma arvan, et piraadid jäid välja. Oled sa kunagi üldse mõnda Star Warsi filmi näinud? Eelmine aasta tuli Star Wars ka välja Disney alt, on ju? Nii peab jälle ümber tegema. Star Wars on kindlalt esimene, sest see on, minu arust on see USA rahvusfilm. Üksteist puha, mida see Star Warsile, või vabandust, Kakajunile ka Star Warsi sildi külge panna, see müüb kui mühisel. Et see on nagu selge. Tegelikult need on ju kõik nagu sellised filmid, millel on meeletu potentsiaal väga palju nagu teenida ja nad teenisidki ju väga palju. Nii, Star Wars kindlalt Essa, samas selle peale kulus ka palju raha, aga ma arvan, et nad on alati ületanud kõik rekordid. Star Wars esimene, Supervaras teine ja millegi pärast ma ikkagi ütlen, et Kaunitari kolektis on 3. kohal. Sa panid esimese ja 3. täiesti täppi. Star Wars ja Kaunitari koletis. On 3. kohal. Ja ma panin teisele kohale, ma panin Supervaras. Võt sellega sa eksisid ja sinna kuulus siis hoopis Guardians of the Galaxy. Jumal tänatud, et see... Sest ma panin sellega küll mööda, aga jumal tänatud, et see... Despicable Me oli siis 4. ja kui me siin räägime
Kariibi mere piraadid olid 7. kohal ja Spider-man 20. ja Spider-Man hoopis 9. kohal. 9. kohal. Mis 20. oli? 20. kohal meil seekord siis jäi hoopis Coco. Näed, jälle mingisugune kitarridega multikas. Ma ei ole kuulnudki sellest midagi. Aga küsin kiirelt küsimuse, kui Martti siin mind juba filmidega piinama hakkas. Mis on IMDB's kõige populaarsem ja kõige rohkem punkte saanud film? See on aastaid juba selline. Godfather äkki. Ei ole. Shawshank Redemption. Kui te ei ole seda filmi näinud, siis kindlasti vaadake, sest et this is amazing. Ja kui me juba filmidest räägime, siis heaga, meil on Lauriga nii palju aega üle, et vaataks kõik teie filmid ära, mis siin kommentaaridesse meile kirjutate. Mis on teie arvates kõige paremad filmid. Andke teada, mis on teie lemmikfilm. Just. Ja me näeme ikka juba järgmises osas. Tšau! Nonii. Viimane. Kas me selle paneme reedeselt? Järgmisel nädalal. Kas selle on kirjutanud väike Pede ehk siis Tiimex? Kes kurat see veel on?